Tere, armas grupiliige! Tahan sind tänada, et siia gruppi liitusid. Grupp sai loodud Maria Angletoorium galaktilise inimese suhtlemiskooli 15. sünniaastapäeva tähistamise eel, et tutvustada ühtlasi nii loodud koolikarkassi kui ka töö sisu, milleks on galaktiline suhtlemisstiil. See oli meie esimestena kooli testima saabunute arvestustöö, sest meid on treenitud teadvuse tõstmise kooli mentoriteks uute õppurite saabumise eel. Teemade püstitusgrupis on suunatud ingliterapeut Maria ehk koolijuhi poolt, mis tutvustavad vaimset teekonda kõrgteadvusliku hariduse andmise kaudu. Vaimne teekond ja teadvuses tõusmine võib vaid tunduda lihtne, kuid tegelikult on ühisteadvusel väga suur mõju inimesele ja sealt väljumine on keeruline teekond. Ma eeldan, et saite kõik siit grupist lisalugemist ja mõtlemisainet, mis sunnib edasi uurima. Praegune eesmärk siin grupis on täidetud. Kes sai piisava ettekujutuse ja enam grupiliige olla ei soovi, võib grupist lahkuda. Neile, kes sooviksid jätkata, annan infoks selle teate, et meie inglikooli suurem tutvustus algab nüüd, märtsis. Jätkata soovijad peaksid kas või mu sõnavõtu alla like-märgi lisama. Neile saan siis saata ka kutseid võimalusega osaleda kooli tutvustustuuri töötubades ja loengutel ning vestluskohtumistel. Meile on oluline, et me ei koormaks oma hariduse juttudega neid, kes sellega end siduda ei soovi, mistõttu me sellist tutvustusmeetodit kasutanud olemegi. Meie teadvuse tõstmise koolis on käibel erinevaid reegleid ja tsitaate ning minu arvates on sobilik siia öelda just see. Elu tuleb lahtiste silmadega vaadata ja kui kohtad midagi, mida ei tunne, mida ei tea, saa tundma, saa teada, enne kui kuulutad vastutulija enda vaenlaseks või kurja jõu esindajaks. Elu muutub meie ümber iga hetkega ja keegi ei saa seda seetõttu valeks pidada, et ei ole veel muutustest täit ülevaadet saanud. See on universaalne elureegel. Maria and Angels. Mulle endale meeldib see reegel seetõttu just, et see tuletab ka mulle endale meelde, et ära anna hinnangut, kui sa pole uurinud uut infot sügavuti, sest vastasel korral võid eksida ja pärast on endal piinlik enda pinnapealsusest. Soovin teile tervist, armastust ja indu arengus edasi liikumiseks. Kohtumiseni!